Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid! Meil on olemas selline huvitav ja müstiline institutsioon nagu teadusnõukogu, kes annab valitsusele soovitusi, kuidas käituda selles meeletus koroonakriisis. Ma mäletan, et esimestel hetkedel oli see teadusnõukogu päris asjaline ja see pandeemia taandus kiiresti. Sügisesel perioodil ja pärast Jüri Ratase ja WHO vahelise lepingu sõlmimist aga tormasid meie koroonanäitajad maailma tippu ja seda pikemat aega. Ja huvitav on ka veel see, et mitte keegi mitte kunagi ei tea, mida nad oma koosolekutel arutavad ja millist nõud nad annavad, kui nad midagi kokku lepivad. Ja isegi üks kodanik Eesti Vabariigist üritas tema käest Irja Lutsari käest kätte saada andmeid, siis lõppes tal see fiaskoga. Aga eile juhtus väga huvitav sündmus. Mitte eile, vaid eelmine nädal, kus minu juurde tuli üks valitsuse liige, ametlikult valitsuse liige, ja teatas, et tal on kõrini sellest praegusest võitlusest koroona vastu ja andis mulle teadusnõukogu soovituste protokollid. Väga huvitav, järelikult ka seal valitsus on inimesi, kes ei saa ise rääkida. Ja ma kannan ette teile ka lühidalt mõned punktid. Teadusnõukogu soovitused valitsusele 2. märts 2021. Piirata avalike kokkusaamise ja osalejate arvu 6-ga, jätta ära kõik sise- ja välisruumides toimuvad avalikud üritused, sulgeda ööklubid, kasiinod, kinod, teatrid, kontserdipaigad, sulgeda kaubanduskeskused, sulgeda spordiklubid, piirata toitlustusasutuste lahtiolu aega maksimaalselt kella 6-ni, oodata kaugtööd kõigilt, kel see võimalik, ja muidugi ka tõhustada kontrolli kehtivate reeglite täitmise üle, kaasates lepingusse erasektorit. Ehk täpselt sama jutt, mis oli Jüri Ratase ja WHO lepingus. 23. veebruar, täpselt sama: piirata, jätta, sulgeda, piirata. Ainukene asi, mis jäi ära soovitusest, oli see, et katsetada antigeeni kiirtestide läbiviimamisest huvitatud koolides. Muidugi jätkata ka erasektori kaasamist asjasse. Ja nüüd 8. märtsi soovitused valitsusele. Teadusnõukoja hinnangul on nakatumise märgatav tõusu taga nii kehtestatud piirangute ebapiisav täitmine kui suurema nakatumisvõimega COVID-19 viiruse UK tüvi. Järelikult rahvas, teie olete süüdi selles, et siin koroona levib. Ja huvitav on see, mis on soovitus. Soovitus on, lähtuvalt sellest on teadusnõukogu seisukohal, et juba kehtestatud meetmed ei ole piisavad viimaks nakatumiskordajat alla ja on ajakriitiline rakendada kohesed meetmed, mis aitavad viia inimestevahelise kontakte miinimumini. Valdkondlikud või regionaalsed piirangud ei ole teadusnõukogu hinnangul hetkel piisavad nakkuse leviku piiramiseks. Ja mis on tagajärg sellel soovitusel? Täna menetles sotsiaalkomisjon esmakordselt Reformierakonna ja Keskerakonna eestvedamisel nakkushaiguste ennetamise tõrje seaduse muutmist, mis toob kaasa selle, et politseile antakse õigus koroonakriisi ajal küsitleda isikut, nõuda nendelt dokumente, kutsuda politseisse, kohaldada sundtoomist, tuvastada isikusamastus, kohaldada viibimiskeeldu, teostada vallasasjade läbivaatust, siseneda isiku valdusesse, pidada isik kinni ning toimetada elu- või viibimiskohta. Kusjuures politseil on õigus kasutada selleks ka vahetut sundi. Sisuliselt tähendab see isiku läbiotsimisi, tema elukoha tungimist ning sealt läbiotsimise korraldamist. Huvitav, kas koroonapisikut leitakse purgiga kuskilt voodi alt? Head Riigikogu liikmed, see teadusnõukogu tuleb laiali saata ja asendada uuega, sest nad ei ole täitnud neile pandud ülesandeid. Täna hommikul kuulasin ühte lugu, väga ilus lugu oli. Baltimaad, ärgake. Ärgake, tõesti ilus lugu. Aitäh!